see küll nii ei tohiks olla. Aga Priiska poisse. Mis asi see nüüd oli? Sure. One right, one left. Nah, kalan. Kobestame viljapõldu. No tegelikult see Filipe paneb seal seda fentanüüli ka siia. Et siis ma teen siis neid asju, et ma panen selle fentanüüli panen mulle alla, onju. Selle kobestan, noh, vilja kobestan lahti. No siin on juba käidud, siin ta testis, aga ma teen üle sellepärast, et Filipe pani siia fentanüüli uuesti. Siis siin põlla sees on suured augud. Just kui täidan need augud ära, onju. Ja siis on see, et kus see viljaharvester on käinud. Seal on ka see, et seal on hästi tummine see pinnas, sest noh, see viljaharvester kaalub ikka nagu, ikka kaalub, eks ole, onju. Siis ma teen selle ka lahti kobestan, ehk siis mitu head asja ühe korraga. Aga mul on see, et näe, vaata, kuidas see kurat käib siin paremale vasakule. Ma ühe korra tegin seda, et ta sensitiivsus nii jõhker ei oleks. Autotrack guidance. Nii, 70-80, okei. 80-90, väga hea. 60-70 peale. Ma paneme siis 70 peale selle. See on 70 peale. Vaata, kuradi hea lihtne chatiga. No nüüd ta peaks, no kui ta keerab, siis ta keerab hästi nii-öelda nagu aeglaselt. Siin on nagu normaalne, siin on juba üle käitud. Ja ikka kuradi, no tegelikult vaata, siin on see, et siin on need vaod, vaata. Ja siis ta seal üritab nagu hoida joones, aga tal on traktorile maru keeruline seal hoida seal joones. See kuradi paneb ikka normaalselt. Soovitused, kui traktor ujub, vähenda steering sensitivityt 60-70 peale. Aha. Kuradi ikka vingerdab, vaata mul. Ma neid timmisin, neid settinguid nii igate pidi, aga kurat, ikka kurat vibrab. No siin ongi see, vaata, et siin on harvester, noh selle joone peal on harvester käinud, siis ta kurat tahab selle harvesteri joone peale minna. Ja siin oli Sotton ennem, no siis muidugi Sotton on sirgeks, aga ikkagi siin on väga ebatasane on see, siis ta nagu, ja noh muidu käiks edasi tagasi siin, vaata. Aga kuna ma praegu olen väikse nurga all siin põllu peal, eks ole, et teha see asi siledamaks, noh, siis käib sinkadi-vonkadi. Terve seina tahab maa võtta. Kurat, siin ikka normaalselt teha, sest muidu me tegimegi nende 12 meetristega, vaata. Siis sai põld jõle kiiresti otsa, aga sellega kuradi jäädki tegema, see on mul 8 meetrit lai. Õbi poiss, kurat! Saapad jalast nahoi! Uus lõhn see. Tead, miks uus lõhn on või? See on 32 tundi sõitnud. Aa, nii. Nii. Vaatad, kuradi autole pihta ei saa. Nüüd vaata perset ka, et sul see pihta ei läheks. Kurat, Filipe, korista oma pask ära siit. Ega ta teebki niimoodi, et paneme oma käru täis.
ma arvan, ta saab 6 korda edasi-tagasi sõita ja siis tuleb jälle paneb oma käru täis, sest siia tuuakse nii-öelda rekkaga tuuakse põlla äärde. Kui vihma sajab, siis ei tooda, sest meil on seal taga on 2 silo on ka. Et kui vihma sajab, siis on nagu seal apu vaata, sest see vihma saab see fentanüüli graanul, siis ta juba hakkab reageerima ja siis ta läheb põhimõtteliselt nagu kiviks. See põka, millega ma praegu sõidan, selle vahetusse ka. Filipe saab kella 3 saab valmis. No tema pritsib, tema laius vist oli 36 meetrit või? Vist oli 36, jah. Aga mul on 800 taga, vaata, et läheb natuke rohkem aega ja ma sõidan aeglasemalt ka. Ma sõidan 9 kilomeetrit tunnis, ma arvan, et ta paneb mingi 15-16-ga või? Siin on 1, 2, 3, 4 põldu ongi vist või 5 või? No ongi 5 päeva. Keskmiselt on see mingi, mis nad olid, mingi 50 hektarit, 55 ja 70 ja alla 100 hektari kõik. Praegu ma teen tunnis, teen 5,6 hektarit, teen keskmiselt tunnis ja ma nüüd ei tea, millal me niisutama hakkame. Aga me tõenäoliselt, need kõik viljapõllud on vaja teha niimoodi üle. Sest kõik need viljapõllud, mis järgmine aasta läheb siis Sottoni alla, ehk see põld läheb tegelikult järgmine aasta Sottoni alla. Kõik need põllud me teeme üle niimoodi, et Filipe paneb fentanüüli ja siis selle kabjaga. Põhimõtteliselt ma tegin selle mandlifarmiks, tegin sama asja, ainult ma panin kopaga, panin sitta sinna kuradi kärusse. Põhimõtteliselt sama asi. Vaata nüüd, kui ma siit hakkan keerama, ma ei kuradi keera välja. No mis sa teed nüüd? Ei kuradi, ei, väga tubli kurat, võtab Viimsegi fentanüüli maast ära. Mis see hunnik sinna jäi nüüd siis? No pane! Kõru täis ja tegudele. Siin on ka see, et ta ei pane igale põllule samad seda fertilizerit, fentanüüli, väetist, vaid igale põllule läheb mingi erinev asi ka. Seda ongi näiteks siia läheb, peale seda vilja, seda läheb mingi üks asi, siis kui vaatame neid kotonipõlde tegime, siis ta pani ka mingit teist, see on siuke roosakas või pruunikas. Sinna, kus ainult koton läks, vaata siis, kui ta pritsime neid vagusi sandraga tõmbasime, siis sinna läks mingi valge, et neid väetisi on ka erinev. Ma ei tea muidugi, mis nende erinevus on, seda ma nagu ei tea. Tõenäoliselt on see koostisosa, et kui palju on lämmastikku ja põhimõtteliselt võib-olla mingi teisi mineraale seal sees, tõenäoliselt on nagu see asi. Ja siis on see ka tal, et mitu kilogrammi ta hektari peale pritsib, sest praegult tal vist oli 300 kilogrammi hektari peale või? Oli praegult. Aga muidu ta on teinud ka niimoodi, et see põld, mis seal oli, sinna ta pani 2000 kilogrammi hektari peale. Ehk siis see on ka mingi omaette teadus, et kui palju sa seda väetist paned ja mis väetist sa paned ja... Kuradi päris kiirust sõidab või? Panebki 42-ga või? See julge vend! 42 on seifnud, jah? Filipe oli vaadanud ka seal, et see väetis, mida ta paneb, see on spetsiaalselt tehtud kotonile. See on ikka päris haige, et nagu väga paljud asjad on nagu tehtud spetsiaalselt ainult kotoni jaoks. Sest see kotoni eest sa saad nagu päris jõhkralt raha lihtsalt. Aga seda kotonit ei saa igal pool kasvatada ka, vaata. Eestis näiteks ei saa, Eestis ei ole nii soe, vaata. Koton tahab räiget kuumust ja räiget niisutust. Ja selle eest saab räigelt raha. Aga võrridi ma ei tea, kas ta praegu on ainult ühele poole pritsib, sest tuul tuleb sealt poolt. Et muidu ta on see, et mõlemale poole pritsib. Aga kas ta praegu pritsib siis ühele poole ainult või? Hallo? Kuule, sa pritsid ainult ühele poole praegu või? Mis asja? Sa pritsid ainult ühele poole praegu või? Mis sa said ühele poole? Ei no, sul vasakul pool ei ole, kuradi, tuul viib ära või ei vii või? No,
Jaa, viib küll, jah. Aga mis siis saab? Ma arvan, et see kokku, kui ma vaata ümber keeran, siis ta puhub jälle sinna poole kaugemale, kus ma eelmine kord pritsile pean. Aga sul on kõik välja arvestatud, jah? Ei no mina ei tea, sa ei kokku jää. Sina teed lihtsalt tööd ja loodame parimat. No, ma ühe korra nagu üritasin otsida neid graanuleid sinna, ma ei leia ühtegi. Aga vaata ühtedest või? Nojah, ma ei... Nad on selle kuredi viljaga enam-vähem samma värvis, aga kui näed neid? Arvad või? Praegult paned lämmastikku ainult või? Ei ole. See lämmastik on valge. Ahah, see on midagi muud ja seal on võib-olla kuredi kaaliumid ka või? Magneesiumid ka või? Vesinik on 6,5%. Fosforid on 12%. Ahah. Mingi potassium 22%, sulfur 2,2%. Ja sinki on ka 0,55. See on mingi vapseemöks siis või? Ja. See on väga hea. See on väga hea. Seda saad võtta, pane taskusse ja saad hommikul pudru peale panna. Saab pane veel pudelisse endale seda. Veel pudelisse saab ka panna, jah. See lahustub ära ja väga hea, jah. Jah. Kuule, okei, jah. See võib-olla ongi sellepärast, et kuna siin on see viljapõld on ja siis see vili on võtnud kõik selle vitamiinisid maa seest ära ja nüüd põhimõtteliselt pannaksegi see vitamiin, mille vili siis ära võttis, see pannakse uuesti siia. See põld on valmis järgmise peale, siin neid põlde on liiga palju. Ma ei viitsi foldida, pean foldima või? Põld on siin samas ja mis ma kuradi panen selle kokku või? Vaata nüüd. No... Kurat. Tohib nii sõita üldse või? No ma aeglaselt sõidan. Lennuk! Kuhu lendame? Ära kirigise. Mis sul häda on? Uus põld, aga nüüd ma pean tegema endale samamoodi selle joone. See on new track või? A pluss heading meetod. A, B miinus 10. On õige või? Ei, see läheb liiga jõhkra joonega. Ei, see on liiga terav. Hallo boss ja saabki teada. Siin on see, et vaata, ma ei tea, mis need koordinaad, mida see tähendab. No tõenäoliselt see on see, et see A alguspunkt ja B lõpupunkt, aga mis see heading tähendab, võib-olla seda joont, mis on nagu A-st B-ni, selle koordinaadi joon vist või midagi sellist. Midagi sellist. Tone. Ahah. Nüüd on õige. Nüüd tundub õige. Sest enne mul kuradi joon oli niipidi, aga ta peaks olema niipidi. No vaatame. No bled. Üks on katki. See küll nii ei tohiks olla. Hallo boss. Stanley ütles, et ma pean teid kontrollima tulema. Häh? Teil küll vähe uusutav jutt. Keeris perse midagi jälle. Sina või? Mul läks mõlemad poldid katki. Nii, half inch. Kuradi nendest poltidesse ka midagi aru. Kuule, mis asi on half inch? Half inch polt. Poole tolline polt. 1,3 senti. 1 inch on 2,6. No mis kurat. Ma ei tea, kas see mahub, mul ei mahu. Kurat, poldid on nagu mutreid on ka vaja. Ma see mutreid saan. Kõrredi korra lagedus. 8 centimeters long, yeah. But they have to be full thread ones. They're gonna be what?
with the full thread. Gap can be 1.5 centimeter. Maximum non-thread is 1 centimeter. Yeah. Yeah, okay. You're putting me in a challenge. It's good to have challenge. You're using a 19 or something like that? What 19? I have the 3/4. 3/4, okay. 3/4, yeah. That's 3/4. So you need 6 of them. Yeah, one is holding, but yeah, 6, yeah. Yeah, okay. Yep. All right, I'll be there shortly. Okay, all right. Ja see on mingi teine võlt vana jaana. Kuradi. Puhul. Pill on vahetatud või noh, korda tehtud. Töötab. Vaata sellepärast me teemegi selle 10-kraadise nurga alla. Et kuna meil see kabi on vaata, siis me ei saa nagu järsult pöörata, eks ole, siis siit kõikidest äärtest peab ikka tegema nii-öelda nagu selle joone justkui, et nagu kõik kohad saaksid tehtud. Ja nagu sa näed, muidu ma sõidan 9 kilomeetrit tunnis, praegu ma sõidan 6-ga ja ikka nagu hüppab rohkem, kui ma selle nurgal lähen. Ehk siis sellepärast ongi nagu see, et see põld on ikka, nagu need harvesterid ikka lõhkusid selle põllu veits ära. No jällegi, ega see ei ole korda mingi maantee, vaata, aga noh, muidu peaks terve põllu tegema 6 kilomeetrit tunnis ja võtaks väga-väga palju aega. Aga selles suhtes on lahe. Küsisin peremehe käest, et millal meil see niisutus on, järgmine niisutus. Siis ta ütles, et umbes 10 päeva pärast. Ja siis me tegelikult mingi tund aega pidasime plaani. Väga äge lihtsalt. Et nagu ma olen see kuradi fucking backpacker ja siis me pidasime plaani, et kuidas seda niisutada, mis on tema mõtted, mis on minu mõtted ja kuidas teha ja selles mõttes on ikka väga äge. Et mulle täiega meeldib teha tööd niimoodi, et mitte et ma saan aru, vaid et ma tean, miks ma seda niimoodi teen. Miks me teeme niimoodi seda. Et selles mõttes mulle nagu täiega meeldib see. Mitte, et mul oleks seda vaja, sest nagu vahepeal on see ka, et nagu, et kõrdi ära räägi mulle seda, mul ei ole vaja seda teada võtta. Aga siis, kui me seda näiteks seda niisutust teeme, siis ma olen seal osas ja ma teen ka seda ja siis ma tahan ka, et siis ma tean, kuidas enda elu lihtsaks teha. See on väga lihtne. See ongi see, et nagu öeldakse, et nii see Bill Gates ütles või keegi ütles, et palka endale kõige laisemad inimesed. Sest nemad teevad töö kiiresti ära, sest nad ei viitsi tegeleda sellega. Ja mul on suht sama. Ma üritan teha võimalikult kiiresti ära, et siis siuksed mõttetud asjad, mis võtavad nii-öelda nagu energiat, et saaks levotada. Töö võib ka levotada ju, kui töö on tehtud. Pidasime plaani, jah. Kõrdi nii reitsne. Aga no ju siis ta näeb, et tasub küsida. Küsis mu käest, et kuule, kas meil on inimesi juurde ka vaja. Minu käest. Minu käest. Ja siis mõtlesin talle, et nagu ma ei saa mingit otsust teha, aga meil on niimoodi ja niimoodi ja niimoodi, et sina pead selle otsuse tegema, aga ma räägin, kuidas meil on. Ja siis okei. Ja sellest on tore ikka. Nii, tähtsapõld on tehtud. Viimane põld, 48, okei. Kõigepealt, kui me seda põldu alustame, eks ole, siis ma teen need jooned, et kus kaugemale ei tohi minna. Sest Ivo on esimest korda öösel ja et ta kindlasti sellest nii-öelda kaugemale ei läheks, sest paremal pool see on see, kus see nii-öelda see, kui põllu pealt tuleb vesi, et siis sealt jookseb see vesi siia tünni, eks ole, et see koht peab olema kindlasti tugev, sest muidu jäädakse kinni seal. Ehk siis ongi see, et mul siin on miinus, niimoodi löön siin. Ma teen selle niimoodi jooned siit põllu äärest. Nii, ja nüüd ma teen siis selle uue joone, tõmba telefoni. AB -10 tone. Ja nüüd on need jooned ka olemas.
Vale nupp oli. Kuhu minna, Mati? Noh, üks ots tehtud. Väga hea. Olukord on siin arbuusiaias selline, et arbuusid on juba väga-väga suured. Noh, nagu need on väga-väga palju. No, suured, ma ei tea, kuidas neid nagu nimetada, kas on suured või ole. Et ma ei tea, kui suureks nad lähevad. Sest ongi see, et meil on siin selle vau peal on üks sort ja seal 3 on teine sort. Et see vagu, mis meil siin on sellised ümmargused arbuusid. Need 3 vagu, siin on arbuusid sellised, mesilased on. Mesilased töötavad siin praegu. Viivad väga palju mesilasi on siin. Sutsakat ei saa, ma tahan sulle ühte. Siin oli vist üks suur arbuus, näe. Ja siin on üks. See on siuke piklikum, vaata. Ja üks oli veel suurem siin. Igatahes neid arbuuse on väga-väga palju. Suuri ja väikseid. Neid on igasuguseid. Näe, siin on see. Aga see on ka mingi ümmargune. Näe, see on mingi. See on selline. Aga priiska poisse. Et on huvitav, et üks sort on piklik arbuus, teine sort on ümmargune arbuus. Kõige suurem pill, kõige suurem arbuus, mis veel on vaata seal. Ta on siin niimoodi aluse all. See ongi see, et vaata, see on samamoodi nagu siin. Ta on tõenäoliselt niimoodi hakanud kasvama siin. Ja enam seda siit aluse peale ei saa panna ka, sellepärast, et ta on juba nii suur, et seda ei saa siit laudade vahelt üles tõsta. Sest ongi see, et need 2 alust on siis need suure vahega. Ehk siis see arbuus läheb sinna sipsti sinna alla ja siis enam välja ei saa. Ja siin see on tublisti hakanud kasvama siin on. Ja ma ongi õhtuti käin siin, vaatan niimoodi, et arbuusid enam alus alla ei läheks, aga vaata see, et see arbuus, mis selle alus all on, tal on jõhker vari ja tema, ma arvan, ongi sellepärast kõige suurem, et tal on kogu aeg vari. Et ta on varjus. Et see varjus talle meeldib olla, sest näiteks, see on ka siin, see on see kõige suurem melon, mis sul on. See on juba siuke pealt robeline ja mis ma õhtuti teen, on see, et ma panen lehe niimoodi peale, aga lehed kukuvad ära, sest siin üks melon, mis on, ta on, no siin ma panen kogu aeg lehti peale, aga vaata, ta on hästi siuke robeline siit ja see ongi sellepärast, et ta on saanud nii jõhkrat päikesekuumust, et ta on kärssab ära juba, küpseb ära siin juba. See päike on ikka päris tummine siin, et siis mida teha? Ega siin ei saagi midagi, üritan küll panna neid lehti nende viljade peale, aga nagu teen nii palju, kui ise saan. Aga mis on veel üks probleem on see, et vaata mõned arbuusid ja mõned melonid. Vaata näiteks nagu see, ta on siin ja ma ei saa teda kuskile tõsta. Sellepärast, et tal on siit kohast tuleb ja ma ei saa teda aluse peale panna. Ja vaata, kui ta on siin mulla peale, siis siin on see, ta läheb kollaseks, ehk siis ta läheb seal nii-öelda mädanema. Kuna meil on siin see viljaharvest, eks ole, siis meil on siin põhku hästi palju, et see arbuus või melon otseses kontaktis maaga ei ole, siis on hea panna niimoodi, et võtad siit põhku, eks ole, ja paned siia sipsti see arbuusi alla. Miks seda tegema peab ongi sellepärast, et siis arbuusi all käib ka nagu see õhk ringi, õhk liigub. Ehk siis ta ei lähe mädanema. Ehk siis ma nagu võtsin sealt seda põhku, ma panen kõik need arbuusid ja melonid, mida ei saa nii-öelda nagu aluse peale panna, et alus oligi meile sellepärast, et saaks arbuusid nii-öelda aluse peale panna. See on ilus, vaata, temal all ei ole üldse probleeme, vaata, sellepärast tal on puit seal, aga mulla peal need kipuvad mädanema. No selle saab ka täpselt, see on ka väga hästi siin. Ma vaatan kõik need üle, kus meil need arbuusid on niimoodi, et selle maa peal on, näete, siin on ka üks arbuus. Niimoodi sipsti. Siin niimoodi sipsti. No tema veel mädanema pole läinud, aga või noh, polegi mädanema läinud, aga ma panen tal juba, teen juba töö ära, et tal oleks hea kasvada siin. Näete, siin on üks arbuus, kas saab seda tõsta siia, näete, tema on siin hästi lähedal, näete, tema on ka kuradi
juba hakkab kuradi mädanema. Näe, tema saab sipsti panna siia aluse peale, siis siia ei ole mingit asja vaja. Ja siin tuleb ka üks arbuus, paneme selle ka siia. Igatahes ma vaatan kõik üle, ma panen kõikidele põhu, panen alla. See ongi see, et sellepärast siis saab õhk sealt alt läbi käia, et siis ta ei lähe mädanema. Kõikidele nendele viljadele panin alla ära selle põhu, et nii-öelda õhku saaks peale. Ja siis mis ma tegin on see, et päris paljud on siin need arbuusid on nii-öelda nagu või melonid otsese päikesevalguse peal. Ja see on ka see, mida tegelikult ei taha. Siis näiteks nagu ongi see, et siin ma vaata katsin ära, aga vaata näiteks see melon seal. Tema saab ka päris palju seda päikesevalgust ja sellega nagu kõrvetab ära, ma pean seda põhku juurde tooma. Nüüd tundub loogiline, et miks nii palju lehti on siin. See ongi see, et see melon läheb sinna lehtede alla ja seal hakkab kasvama, et ongi ta seda otsest päikesevalgust ei taha, aga need lehtede kaudu nii-öelda saab see taim nii või naa energiat seda päiksevitamiini. Vaata, mesilaid hästi palju. Vaata, kus võttis. Nagu sa lähed. Nüüd läks sinna. Selles suhtes on neid mesilaisi on väga-väga palju. Ma isegi mõtlen, et kordi siin saab sutsatadagi. Väga palju mesilaisi on. See arbuus, mis seal aluse alla on ja tal on nagu see ideaalne vari ja sellepärast ma arvan, et ta ongi nagu nii suur, et see päike nagu ei kõrveta teda ja ta saab täpselt hästi kasvada ja ma arvan, et sellepärast ta on nii suur seal. Aga sellega midagi tehes me nüüd iga nädal teeme selle niisutuse ka, täna on niisutuse päev. Aga kuradi tema peaks vetta ei taha saada ja peab ümber mingi valli ehitama ja kurad alust ei saa ka tõsta. Lilled kasvavad ka. Lilledele ka võtsin praegult. Kõik arbuusid ja melonid kassin põhuga ära. No ma ei tea, kas see tuul viib selle ära või mitte, aga mul üks kott veel seal, et siis saab juurde panna siin, aga nüüd teen väikse niisutuse ka siin. Hey Siri, set timer for 2 hours. 2 tundi nüüd käib siin, vaata, mis 2 tunni pärast teeb ja muusikasüsteemi pole ikka veel korda saanud. Viisin nüüd ühte teise kohta. Siin samas linnas, kus ma olen. Viisin sinna selle. Ütlesin, et kuule, et muusika ei tööta. Kui ma selle sinna viisin, auto, ütlesin neile. Raadiost võimendisse tuleb muusika. Võimendist nii-öelda kõlarid, raadio ja kõlarid töötavad. Et suure tõenäosusega on probleem võimendis. Ütlesid okei. Ja sellistavad, kuule, me ei ole leidnud seda probleemi, et me ei leidnud probleemi ülesse, et tulevad auto on ju. Umbisud on. Tõmbu minema. Siis läksin sinna, küsisin, et kas te võimendi sisse vaatasite, et seal on tõenäoliselt probleem. Ai, selliste asjadega me ei tegele. Kõrdi need aussikad siin. Kui ma auto sinna viisin, siis ma ütlesin, et suure tõenäosusega on probleem võimendis. Ja nüüd, kui ma tulen auto sult ära võtma ja sa ütled mulle, et me võimenditega ei tegele, miks ma üldse sulle siis auto tõin? Ja kõrdi, iga kord on see, et ma tegin just auto puhtaks seest. Võtan tagasi, kõik on kõik sitane. Kõrdi need aussikad, need ei saa mitte midagi aru. Kettasse ajavad minna. Manageri juurest võtma voltmeetriga. Tegelikult oleks hea voltmeetriga siin juba seda asja kõike siin on see lahti tulnud. Oota, sest voltmeetriga peaks proovima kõike siin. Siis kui sina magasid, vaata, mis ma tegin seal, näed või? Vaatad sarja, jah? Vaikselt niisutab. Tunnike on käinud praegu. No vaata, kui ilusad lilled. Sa ei saa üldse tegelikult, seda me ei kasta ka, jah? Vaata, kui kuradi ilus lill siin on. Mille lõitsema hakkab. No täitsa perses. Kuradi Ivo, kuradi mekaanik tuli siia. Vaata, et siin on kuradi need kaitsmed läbi. Kuradi see peab see kõvaks lolli praegu. Vaata, ma võtan praegu välja, paneme selle maanduse külge siis. Väga hea. Nagu jaa, aga kuradi mõtle. Nüüd vennased seal. Nad olid terve päev jamasid siin. Võimendil olid kaitsmed läbi. No kuidas see võimalik on, et sa terve päev jamad? Ja ta ütles ka mulle, et ta mingid kaitsmed vahetas ära. Aga ta vahetas vist seal nii-öelda... Mis kaitsmed? Ta ütles mulle, et mingid fuse'id vahetas ära.
aga tõenäoliselt ta vaatas siis seal mingi raadiofusion äkki või midagi sellist. Kurat, kui see nüüd töötab, siis kuradi Ivo saadiku mekaanika 500 eurot. Jah. Ma olen seda mitu korda vaadanud, oota. Ongi see, et mingi värske peaga mingi vend tuleb, kuule, siin on ka mingid kaitsmed, oota. See on nagu... Oi, pele. Mis asi see nüüd oli? Oi, kurat, kõrvad hakkas küll valutama praegu. Oi, pele. Oi, kurat. See oli küll, kurat. Hea pauk kõrva. Aga nüüd on kuulda, et seal midagi nagu toimub, vaata. Ennem ei toimunud üldse midagi. Mis see on? No mis see kuradi karjuma hakkas? Ahah. Mis asi see on? Midagi see aru praegu. No kurat, siin ei tea ka, mis juhtmed, mis on. Vaab see ei saa aru, jah. Aga nüüd kuskil oleme nagu jõudnud. Kuna nii võib auto, vähemalt ei ole seda kuradi pütti mul kuulda. Saad midagi aru seal või? Signaali näen, jah. Ja mis need juhtmed on? Need on... Need peakski minema vist sinna. Taga mängib. Taga mängib. Ees mängib ka. Ees mängib ka või? Lambist lihtsalt mingid... Ei saa midagi aru. Ma ei saa ka mitte midagi praegu aru. Mehaanikud ei saanud aru, et mingit juhet ei ole seal. See ei seleta seda, et kui ma august läbi sõitsin, siis enam muusika ei käinud. Vahepeal käis ja vahepeal ei käinud. See ei seleta. Ja kuidas ta enne töötas? Ei, ma arvan, et see, kui ma sinna, see esimene vend, kelle juurde ma viisin, ta kord näppiski seal taga, ma arvan, et ei saanud aru, mida ta tegi. Ei ole võimalik. Siin isegi ei ole mingit loogikat. Selle juhtme peab sealt tagant kuskilt vedama nüüd. Täiesti rets. Meil ei ole pabereid. Ja ma olen viinud kohtadesse, kus võiks olla paberid. No juba see, et kaitsmed on läbi. Ja see võivad kaitsmed. No ma arvan, et siia ma peaks vist ostma. Aga samas kui töötab praegult. Ei, nii kaua kui töötab. Noh, vaataks. Oh! Serjoga hakkab puhtaks. Ees ka nüüd. Noh, need on korras, jah. Kuradi jürkad. Potsepad teavad ka rohkem, noh. Nad võib-olla siis need julge proovida ka asju, et keeravad veel rohkem personaalid, et mingi seapesa on seal. See läks vist ennem. Nüüd on nende austraallaste mehaanikute vastu ikka väga suur rots. Mina, kes ma ei oska midagi ja sina ka tegelikult nagu, no sa saad sellest juhtme värgist rohkem aru kui mina. Aga meil oli katse-eksitusmeetod ja sinuga oli kindlam tunne automehaanik. Endine. Pool aastat jah. No vaata. Aga ma arvan, et sul on rohkem kogemus kui nende laussi vendadele sinna. Tundub nii. Need ei saanud apsee midagi aru. Ja see ongi nagu, veits on nagu anomaalia ka, et nagu vahepeal töötan. Selle loogika järgi, mida me praegu tegime, ei oleks tohtinud üldse töötada. Jopt! Kuradi lollid. Nüüd on arbuusid vett saanud. Arbuusidel on hea olla nüüd. Muidugi see on see, et tee peaks selle äravoolu nagu parema ehitama, aga noh, veega nagu on see, et ta kipub loodi minema ja siis kaevama ka ei hakka mingi kordi masinaga tulema siia. Aga see on jah see, et tiiurku oleme vett andnud arbuusile ja melonile, siis nad on ikka korralikult kasvama hakanud. No loogiline ka justkui on ja
kurat, aga see tuul ikka viib selle põhu minema, noh loogiline ka, sest näevad sellel on ideaalne, vaata sellel meelonil, et on täpselt siin all, lehtede all ja päike ei saa talle haiget teha. Et tema on väga hea koha peal. Minu käest on küsitud ka seda, et kuidas ma tean nagu nii paljudest asjadest nagu midagi. Ja väga lihtne vastus ongi see, et ma olen nii palju asju perse keeranud. Sellepärast ongi, et ma olen ise proovinud. Ja siis ongi, mul on küll see mõttevis, et fuck around and find out. Ei tea midagi, aga tahaksid teada sellest midagi. No hakka pihta. Esimest korda väga suure tõenäosusega keerad midagi perse. Ma olen väga palju asju katki teinud niimoodi, et nagu, et noh, enda lolluse pärast on, et sa ei tea, mida sa teed, vaata. Aga niimoodi tulebki see teadmine. Kord ma ennem panin kõik panin siia aluste peale. Mis see siia vette läheb nüüd? Uppud ära ja tule siia. Oh, sa raisk. Vaata seda kuradi. See ka kuradi üritanud siia kuradi aluse alla minna. Aga tal on ikka väga raske ja sedagi sa välja käsite. Ei, see on nii tummine. No siuksesse prakku läksid või? Kuri sinuga on küll jama ja.